Jõuluperioodil kasvavad e-kaubanduse mahud hüppeliselt ning tarnevalik muutub kriitiliseks konkurentsieeliseks. Tarnevalik tehakse sel hetkel enamasti automaatselt hinna järgi. Seetõttu võistlevad kullerteenuse pakkujad e-poodide tähelepanu nimel, pakkudes nähtavust või lisandväärtust. Smartposti väljakutse oli saavutada e-poodides parima hinnapositsioon ning suurendada oma eelistatavust tarneotsuse hetkel. Lahenduseks lõime kampaania, mis pakkus e-poodidele väärtuslikku nähtavust ja põhjust teha Smartpostist oma kõige soodsam tarnevalik. Juba 1966. aastast kopeeritud idee Jõulukamina TV-st on aastaid hiljem endiselt fenomen, aga kui kasutatakse ära seda sama ootuse tunnet ning näitaks hüpnotiseeriva elava tule asemel sorteerimisliinil saabuvaid pakke. Just neid samu, mida kõik jõuludeks kuuse alla ootavad. Isikuandmete kaitse tõttu ei olnud võimalik sorteerimisliini reaalajas siiski näidata. Lahendusena salvestasime varajastel hommikutundidel alusmaterjali, millest lõikasime tsüklilised videoklipid ja lõime nädal aega kestva peidetud auhinnapakkidega live-kogemuse. Eelseadistatud režiiprogramm edastas samaaegselt riigipõhist pilti 3 Balti riigile. Pealtnäha meelelahutuslikust ülekandest sündis uus meediakanal. Pakutud eetriaja eest saime brändidelt parima positsiooni e-poes ning suurenenud pakimahu. Kampaaniat toetas mitmekihiline kommunikatsioon, diiserpostitused, igapäevased vihjed, digikampaania ning mõjuisikute sisu. Üle 80 auhinna leidsid omaniku ja kiirem neist vaid 1 minutiga. ...26 brändi puhul olime ostukorvis eelistatud tarne, mille abil pakimaht kasvas olulised protsenti. Ja ülekande jooksul näitasime partnerite pakkumisi 5760 korral. Kuid kõige olulisemaks tulemuseks oli positiivne vastukaja tarbijatelt. Inimesed kirjutasid otse Smartposti privaatsõnumitesse. Sama positiivne reaktsioon oli ka äriliselt, sest mitmed brändid, kes varasemalt loobusid kampaanias osalemisest, soovisid juba järgmiseks aastaks omale koha ette broneerida. Kokkuvõttes tegime oma jälgijatele kingitusi, tõstsime e-poe partnerite nähtavust ning kasvatasime oma pakimahtu. See ei olnud lihtsalt jõulukampaania, vaid uue traditsiooni algus.